Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd on järg siis jõudnud meil kätte juulikuus sündinutele. Et mida toob augustikuu juulikuus sündinutele. Et tänan teid kõiki, kes te olete mul siin kanali peal jälgimas, vaatamas ja kes te olete siin ootanud oma järge selle augustikuuga. Oi, vaata kui ilus. Teile näitab mingit lahenemast. Kõik asjad, mis ette võtate, kõik asjad lahenevad. Nii. Et vaatame, mis teil siin tulemas on. Nii. Andke jah siis jälle teada, et mis teil on läinud nendest ennustustest ja kui ei ole, siis mis teil veel ei ole läinud täide. Ja muidugi head asjad on alati tore, mis on läinud täide, aga isegi ka täitsa need, mis siin tulevad välja, mingisugused natukene kurvemad, eks andke ikka nendest ka teada, sellepärast et lihtsalt elu on näidanud, et kahjuks kipuvad need natuke kurvemad asjad ka täide minema. Nii, vaatame. Aga vaatame, mida siis teile ilusat see kuukene toob juulikuus sündinutele. Nii, oi, väga lahe. Väga lahe, siin näitab truu sõbra kas olemasolu või tekkimine, kelle peale saab loota, keda saab usaldada, siis on, oi, teil on küll väga ilus. Teil tundub niimoodi, alumine kaart näitab ära, et teil tundub, et on selline stabiilsus. See puupingi peal on natukene jama istuda, sellepärast on siis sätinguga ennast. Nii, et teil on siin jah, keegi truu sõber, kelle peale te saate loota, keda te saate usaldada, siis naisterahvastele siis sellist truud sõprameestena rahva näol ja meesterahvastele siis naisterahvastega sellist palju sõbralikumat ja palju usaldusväärsemat läbisaamist. Siis teile näitab kuskile kontserdile või peole kutsumist või mingisugune sünnipäev, mida te korraldate. Igal juhul mingid sellised hästi toredad kohtumised, kokkusaamised, millest te siis tunnete rõõmu, siis teile näitab sellist paremat positsiooni, paremat elujärge, et võimalik, et hakkate sättima oma kas kodu või aeda selliseks ilusamaks, mõnusamaks. Vot selliseid toredaid asju siin näitab teile. Ja seda ka, et kui mingeid võimalusi te otsite, siis te ei pea üldse intensiivselt otsima, vaid te võite täiesti vabalt oodata, et õiged inimesed, õiged olukorrad jõuavad ise teieni. Siis perega juurdekasvu teade tuleb siin niimoodi, et võite siis saada, ühesõnaga jah, pere loomise, pere juurdekasvu, see võib siis olla ükskõik, kas siis kes on oodanud lapse saamist, siis sellel võib see hea uudis tulla. Kes on siis oodanud vanemaks, vanaisaks saamist, teie võite siis saada siis sellise toreda teate ja näitabki ilusasti siin tervist, elujõudu, pikka iga sellist hästi mõnusat olemist. Nii et teil küll see esimene rida siin on küll väga ilus rida. Nii, vaatame, mis siia juurde siis toob. Nii, näed siin ka midagi. Vot nii, jälle näitab, unistage suurelt, tehke oma hinge kutsumuse ja oma hinge tunde järgi. Kiire kuu, näed, ikka tuleb see samane, jah, ikka see titeteade tuleb siit ära. Nii et sellest ei pääse. Nõndamoodi, vaatame, mis siin tuleb. Nii, peapulki täis. Nii et oma teekonnal siis, et peate tegema selle järgi, mida teie tunnete, mitte selle järgi, mida teised tahavad. Et siin on see oht olemas, et teil on vaja teha valikut, teil on oma teel lähete, et ühel pool on sellised positiivsed otsused valid, teisel pool on natukene sellised ebameeldivamad
ja siis on niimoodi, et võidakse öelda teile, üks ütleb ühte, teine ütleb teist, on ju, ja ärge kuulake neid teiste arvamusi või teiste suhtumisi, et minge oma teel, te teete oma jaoks väga õige otsuse, sest näitab siin, et teie teel läheb paremuse poole, liigute oma elu suunas ja näitab, et teil on sellised, teie tee on valgustatud, teie tee on juhendatud ja valgustatud. nii et usaldage universumi ja liikuge selles suunas, mida te siis südame järgi välja valite. nii, õigel ajal olete õiges kohas, palju on toimetamist, tegemisi, aga te jõuate kõigega hakkama saada. Siis on niimoodi, et teil on selline teie kõrgema minaga kohtumine, teil on unistused, mida te olete siis loonud omal peas, siis näitab, et hakkate nende suunas siis liikuma, te hakkate realiseerima oma neid unistusi. aga jah, et see üks unistus järelikult on ka see pereliikme saamise, uue pereliikme lisandumine, et siis see unistus teil ilusasti siin täitub, näitab ja ikka, et hästi selline ideed, mis teil on, need on sellised kandvad ideed, et kui tuleb kuskilt teie nende unistuste ja ideede suhtes, kuskilt tuleb selline tunne, et kui kõik on liiga ilusad, et aga äkki midagi peab olema halvasti, et kõik ei saa nii ilus olla, siis ärge laske ennast sellest segada, sellepärast et saab küll, et see kõik, mis te olete varem minge ikka sealt oma unistuste teel, minge oma nii-öelda sellest lukuaugust läbi, et ärge jääge passima või ootama niimoodi, et äkki kuidagi ei peaks muudatust tegema. et teil näitab siin, et teil on universum toetab teie ideede elluviimisi, nii, ideede ja unistuste. aga siit tuleb üks selline, teine on hea kaart, aga üks tuleb niimoodi, lihtsalt niimoodi, et liiga palju sellesse nutimaailma eksimist. et see on tänapäeval tegelikult hästi aktuaalne teema, see nutisõltuvuse teema. ja kuna enamus on ju ka, isegi siin teen teile neid YouTube'i videosid ja siis kuida muud moodi ikka ju, pange käima, kuulake, tehke oma toimetusi, et ei pea vahtima niimoodi, et te lihtsalt kuulate ja vahdite mind, et mis teil siin ikka vahtida oluline on see, mis te kuulate, aga tehke oma toimetusi parasjagu ja pange taustaks kuulama ja võite ju mitu korda kuulata, aga lihtsalt, et ärge oma tegevusi jätke tegemata, sellepärast, et see nutindus on üle pea kasvanud. Võib-olla see oht on ka selles, et kui liiga palju tööd on ja kellel on, mõnel ongi arvutitöö on ju, et siis seal pigem ütleks niimoodi, et leidke seda lihtsalt mõnusat olemise aega ka, et puhkust leidke, et ei oleks ainult enamus päevast selles arvutimaailmas. Nii, teiega oli selline tore lugu, et mina ei pidanudki üldse küsima küsimust, vaid ma tahtsin vaadata, mis need reikikaardid siis siin näitavad ja teile näitab seda vaimne kasv, muutused, hoolitse enda eest, puhka, no just millest meil oli jutt enne, oligi sellest, et leidke enda jaoks seda puhkust ka, et ei ole ainult mingid nutiseadmed. nii, mediteeri ja kuula oma sisehäält, soovitab ka meditatsiooni ja väga heaks isegi neid YouTube'is on neid meditatsioone ka, aga minule meeldib täiesti selline, meditatsiooniks võib ka lugeda, näiteks teete õues midagi, kui teil meeldib aias toimetada ja siis lähetegi, võtadki, see on aeg teile endale, mõlgutate oma mõtteid, olete niisama, panete mingi mõnusa muusika käima ja olete või kasvõi niisama lösutate vahepeal, on vaja, et ka seda võib võtta meditatsioonina, aga muidu jah, võib täitsa teadlikult teha ka neid juhendatud meditatsioone,
et neid on seal Youtube'is küllalt palju. Leiate endale sobiva. aga jah, et vaimne kasv, muutused, päris tore ju. ja pildi peal on selline ingel, kes seisab siin, noh, ju siin on siis kujutatud lillena roosi ja seisab ilusasti, tiivad on südamekujuliselt ja sellise hästi mõnusa enesekindla olekuga. et vot selline vaimse kasvu kaart. no nii, juulikuu lapsekesed, et teile siis sellised kaardid tulid seekord. aga kirjutage mulle, andke mulle teada, mis on läinud, mis ei ole läinud. ja nii ongi. ja põhiline see, et nautige seda ilusat suve, mis siin nüüd viimased päevad on juba olnud. et loodetavasti see kestab, muidu on ikka olnud terve suve jooksul nii, et jälle on vihm ja jälle on jahe ja mõni päev on ainult päikest ja et ma nüüd olen ka teist päeva juba natukene päikse käes saanud olla, nii et ei peagi suve lõpuks päris valge olema. aga jah, kaifige. vaadake, võtke endale enda jaoks mõnusat olemise aega, enda jaoks olemise aega ka ja heade sõpradega koos aega ja oma perega koos aega ja et selline mõnusat kvaliteetaega. nii, nüüd on siis niimoodi, see läheb kinni ja järgmine video tuleb kohe peale, sellepärast et töö peab saama tehtud. okei, aitäh teile ja kõike ilusat suve teile. nii.